ilmad on juba päris soojaks läinud ja seda enam päris taliujumiseks ei saa muidugi nimetada. Aga me käime ikkagi edasi, sest vesi on endiselt päris jahe. Võtame oma koti kaasa. Mantid on meil seljas, et meil oleks mõnus soe. Ja loomulikult meile paneme alati mütsi. Et miks mulle ujumine meeldib? Sellepärast, et mulle meeldib lihtsalt külm vesi. Ma olen jooksmas käinud ja muidugi rattaga meeldib mulle ka sõita. Aga sellist asja nagu külmas vees käimine saab ainult talvel teha. Nii, meie kanname kindlad, siis näpud kipuvad alati külmetama hakkama. Prillid paneme sellepärast ette, et oleks lihtsalt stiilne. Miks taliujumine on hea? Sellepärast, et lihtsalt terve olla. Ja külm vesi on üks parimaid võimalusi selleks. Minu nimi on Teele Raja. Ma tegelen motocrossiga juba umbes 5 aastat. Alustasin 14-aastaselt, mitte küll tipptasemel, aga siuke algaja. Oma motocrossi huvi sain ma isalt. Samuti ka naabrid poistega käisime väiksena sõitmas. Aga tihti öeldakse, et ma olen isa kadunud poeg nii-öelda, et isa elab oma lapsepõlve minu peal väljas. Mitte küll halvas mõttes, aga minule toob see kasu, sest ma saan tegeleda motocrossiga, mida ma armastan. Miks ma motocrossiga üldse sõidan? Ma arvan, et kõige rohkem on see adrenaliini laks, mis sa saad. Et isegi kui sa sõidu ajal kukud, sa ei tunne seda valu, vaid sul on suur tahe edasi sõita. See võistlushimu. Ka tervise poolest on see hästi füüsiline töö minu jaoks. See on nii võhmale, nii jõuliselt kui ka vaimselt, sest et ikkagi kõik elavad sulle kaasa, hoiavad sulle pöidlaid ja see on tegelikult päris raske koormus õlgadele, eriti kui on suuremad, tähtsamad võistlused ka teistes riikides. Tere! Mina olen Tõnis Paalme. Tegelen väga mitmekülgselt rulluisutamisega ja olen rulluisutamise treener ning ettevõtja. Rulluisutamise vastu tekkis mul huvi juba päris väiksena, kui sai seda paar korda proovitud. See on väga ilus ja huvitav liikumisviis, mis tekitab minus alati väga hea tunde. Seda on põnev õppida, avastades palju uusi võimalusi ja arenedes hästi mitmekülgselt edasi. Rulluisu treeneri ja ettevõtjana ma saan anda edasi kõike seda, mida olen ise avastanud. Saan luua ja pakkuda erinevaid võimalusi ja näidata, mis on võimalik kõike teha. Rulluisutamine hoiab mind noore, ilusana ja tervena. See rikastab minu vaimu, annab mulle hea füüsilise vormi ja hoiab mind aktiivsena. Rulluisutamine paneb kogu keha liikuma ja eriti hea koormuse saavad jalad, tuharad ja kere. Tere! Olen Mart Markus ja tegelen kiirrulluisutamisega ja kiiruisutamisega. Ja olen ka nende 2 ala treener. Kiiruisutamisega olen tegelenud 13 aastat ja kõik sai alguse Adaverest Väino Treimani juhendamisel. Kiiruisutamine on väga adrenaliinirohke ala ja seda on väga põnev harrastada. Võistlused on väga huvitavad, treeningud on põnevad ja selle ala juurde käib kiirus. Lisaks sellele on väga põnev ka treeneritööd kiirrulluistamises ja kiiruisutamises teha, kuna tegemist on väga keerulise alaga just tehnilises mõttes ja noori ja harrastajaid õpetada on päris suur väljakutse. Ja üldse kiiruisutamine on väga hea aeroobne treening kogu kehale. See annab teile tugevad jalad ja hea koordinatsiooni ja mis kõige tähtsam, et see ei koorma ka liigseid liigeseid. Et kui näiteks on põlvevalud ja erinevad liigesvalud, siis uisutamine on täpselt see õige ala. Mina olen Silver ja mina tegelen rullhokiga. Rullhoki on hoki mängimine rulluiskudel ja see on väga sarnane jäähokile mõningate väikeste erinevustega. Rullhokit mängitakse spetsiaalse rullhoki litriga või rullhoki palliga. Need mõlemad käituvad natukene teistmoodi kui jäähoki liter jää peal ja see annab juba mängule veidi teise tooni. Lisaks on rulluisutamisel uisutehnika natuke teine, eriti äkkpidurdustel, kus on
väga erinevaid ja huvitavaid mooduseid kiireks seismajäämiseks. Ma olen nüüdseks intensiivselt rulluisutanud umbes 4 aastat ja juba esimesel korral, kui rullhokit proovis, mõistsin kohe, et see on üks ägedamaid ja õpetlikumaid rulluisutreeningu võimalusi. Ja sellest peale on rullhoki minu üheks eelistatumaks rulluisutamise treenimise vormis. Talvisel hooajal mängin lisaks veel ka jäähokit ja need 2 ala täiendavad teineteist väga hästi. Rullhoki on hea võimalus intensiivseks treeninguks, aga ka lihtsalt toredaks ajavõtmise võimaluseks. Kui panna punt kokku juba kogenud rulluisutajatest või hokimängijatest, saab ühe korraliku intensiivse treeningu, mis arendab nii võhma, annab lihastoonust, vastupidavust. Aga kui seda teha natuke vähem kogenutega või lihtsalt vabamas vormis, on tegu ühe hea lõbusa ajaveetmisega. Pärast rullhoki mängu on alati kõigil tunne, et me oleme ikka ühe hea ägeda asjaga osanud. Minu nimi on Mihkel Laurits ja ka eluiga hakkab jõudma selle maagilise arvuni. Teiste tervistavate tegevuste kõrvalt mulle meeldivad kettaheide ja sprint. Heas seltskonnas, värskes õhus ja päikese all. Kindlasti on küsimus, miks nii kaua on spordiga tegeldud, sest ega sporti tulla eakana on väga raske. Sport peab olema juba lapsepõlvest nagu emapiimaga sisse saadud. Kui ta emapiimaga ei ole, siis koolist. Ja koolides need võimalused olid. Esimene treener ja õpetaja Endel Nelis Haapsalus, Johannes Niks Sillakoolis, Albert Paltser tööstuskoolis number 2 ja siis treenerid August Englas, Enn Rusi, Johannes Laar, Viktor Vaiksaar, Aleksander Lohk ja paljud teised. Märjamaal tõstmise juurde tõid mind Peeter Eerma ja Toivo Laurits, kes siin kahekesi tegelesid ja mina sain pundipoisiks. Ja hiljem oli Märjamaal tõstmine trumpala. 10 aastat on Märjamaa noored olnud Eesti jõutõstmises pildil nii individuaalselt kui ka meeskondlikult alati kõrgetel kohtadel. Ja ma olen selle üle siiralt rõõmus, et see niimoodi on olnud, et me oleme saanud olla koos noortega ja koostöös ongi edu pant. Aitäh!